Tere minu poolt kõigile. Olen siis Kadri Möller ja töötan Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonnas. Olen looduskaitse valdkonnas töötanud kaua. Enne oli meil siis Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond ja nüüd on siis muutunud elurikkuse kaitse osakonnaks ja Kliimaministeeriumiks. Ise olen tegelenud varasemalt Euroopa Liidu looduskaitsepoliitikaga, Natura 2000 võrgustikuga. Tallinnas on ka 3 Natura ala ja siis ka looduskaitse rahastamisega just struktuurivahenditest. Linnade elurikkusega ei ole ma väga palju tegelenud varasemalt ja meie osakond ka mitte, aga nüüd siis me välja arvatud siis see osa, mis on kaitsealad, siis nüüd me kindlasti sellega peame edasi hakkama tegelema. Ettekandes ma räägin kõigepealt siis sellest, milleks meil siis on linnades elurikkust vaja, siis Euroopa Liidu looduse taastamise määrusest, mis on uus, ja ka seal on eraldi nõuded linna ökosüsteemide taastamiseks. Ja meil on ka ikkagi koostamisel veel kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, siis on ka sellega natuke linnadega seotud ja ka üks Keskkonnainvesteeringute Keskuses on olemas üks toetusmeede linnade elurikkuse suurendamiseks. Miks meil siis on vaja seda linnade elurikkust lisaks sellele, et me tahame, et liikidel läheks hästi, on tegelikult ka selleks, et inimestel oleks hea olla linnas. Ma siin olen teinud need pildid oma selle töökoha ümbrusest eelmisel kevadel, et kõik see ristmik ja see keskosa on üsna hirmus ja tiheda liiklusega, aga kui natuke kõrval astuda, siis teeb ka parke ja muid rohealasid. Linnade elurikkus on oluline ka sellise õhu, vee ja pinnase ja mürasaaste vähendamiseks, vee kvaliteedi hoidmiseks, ka igasuguste, ütleme, kui on väga kuumad ilmad, siis aitab jahutada linnakeskkonda, aitab ka põudade ja üleujutuste vastu. Ja meil ongi nüüd selline hästi suur looduse taastamise määrus, jõustus eelmisel aastal, et see ei käsitlegi loodust ainult, ütleme nüüd nende liikide elupaikade kaitsena, vaid laiemalt. Selle määruse raames siis tuleb nii metsa ökosüsteeme taastada kui ka linnade rohealasid. See määruse link on olemas, siin on igas keeles selle lingi alt võimalik seda määrust leida, see on ka eesti keeles seal olemas. Ja määruse üldeesmärgid ongi siis kaitsta seda loodust laiemalt ja taastada, aga ka üks eesmärk on ka aidata kaasa siis kliima eesmärkide täitmisele. Ja konkreetsemalt on siis ette nähtud, et aastaks 2030 tuleb üle Euroopa Liidu taastamismeetmeid rakendada 20% maismaast ja 20% merealast. See väga palju puudutab meie selliseid looduskooslusi, siin on näha luhaniit Matsalus, aga et tal on siin ka muid eesmärke. Ja need ongi jagatud need eesmärgid erinevate artiklite vahel. Kõigepealt on siis kaitstavad elupaigad maismaal ja tegelikult need kaitstavad elupaigad kattuvad siis nende elupaikadega ja liikidega, keda me kaitseme Natura võrgustikus. Kes sellega on kokku puutunud, et siis see, me juba praegu taastame erinevaid elupaiku. Eraldi on mereelupaikade taastamine, siis linnaökosüsteemid, millest ma räägin täpsemalt. Siis on eraldi välja toodud ka see, et tuleb siis eemaldada jõgedelt tehislikud tõkked. Ja siin on üks näide siis Pärnu jõest, kus oli kunagi Sindipais. Eraldi on meil ette näha vaja tolmeldajate populatsioonide seisundi parandamine, põllumajanduse ökosüsteemide taastamine ja metsa ökosüsteemide taastamine. Ja kõik need eesmärgid peavad panustama sellisesse üle-euroopalisse eesmärki, et tuleb istutada aastaks 2030 3 miljardit puud. See, et kui sa võtad metsa maha ja selle majandusmetsa ja sinna asemele puud istutad, et need ei lähe arvesse. Aga siin näiteks Taani riik on öelnud, et tal on, see on üsna lage Taani, et siis nimelt suure osa sellest eesmärgist täidavad ära teiste eest. Ja nüüd ongi see küsimus, et mis on linn selle määruse mõistes, et see on väga keeruline. Sest et meil on nüüd niimoodi, et see Statistikaamet saadab iga aasta andmed meie kohalike omavalitsuste kohta Eurostatile. Ja Eurostat on siis ära jaganud selle, et kas see kohalik omavalitsus kuulub linna ehk city alla, kas siis on see väiksem linn ehk siis town inglise keeles või siis on maapiirkond. Ja nüüd kõik need, kus selle Eurostati kodulehel on toodud, et ta kuulub selle linna alla, ehk siis see kurba 1 on seal tabelis märgitud, või siis selle kurba 2 alla,
et põhimõtteliselt kõik need omavalitsused peavad siis hakkama täitma ka neid linna ökosüsteemi taastamise nõudeid. Ja siin ongi, et siin on eraldi veel mingid linnakeskused ja linnaklastrid on ära jagatud ja see ongi niimoodi, et ütleme, et kui me peaksime kohaliku omavalitsuse piires seda linna ökosüsteemi taastama, et siis Pärnu linnal on üsna suur see pindala, et seetõttu on antud ka siis selline võimalus, et kas sa võid valida selle KOV-i piirides või siis sa validki välja need linnakeskused ja linnaklastrid ja siis võid sinna juurde liita ka linna lähiala. Et suhteliselt mõistlik oleks Eestis teha seda võib-olla asustusüksuse piirides, aga siin tekivad jälle oma need nüansid, et millest ma siin ka kohe räägin edasi. Ja tegelikult on meil siis, ütleme, selle Tegurba 1 ja 2 alla kokku kuulub 20 linna ja valda Eestis ja siin on välja toodud, et me lasime Keskkonnaagentuuril teha sellise esmase analüüsi, et millised on need, siin on asustusüksused, on ülemises reas, siis alla tulevad alla, mul siit liiguvad tegelikult omavalitsuse nimed ja millised külad üldse kuuluksid peaksid neid nõudeid täitma. Et ütleme, et see, et millised omavalitsused peavad seda tegema, et see on Eurostati kodulehel kirjas, eks ju, ja enne järgmist rahvaloendust, mis on vist aastal 2031 üle Euroopa, et see ei muutu. Aga et millised need külad seal täpselt on, et kus need linnaklastrid leiduvad, et see võib veel täpsustuda, et siin ka Euroopa Komisjon on teinud oma mingid rasterpilte, et kus need asuvad, et seal võib täpsustada see veel. Ja ma tahtsingi küsida, et kui paljusid teist täna, kes siin olete üldse see puudutab, et kes leiab oma omavalitsuse siit. Et täitsa palju on ikka, jah. Aga nüüd teised inimesed, ma ei tea, et nüüd võib ju juhtuda, et te ükskord töötate mõnes teises omavalitsuses või riigiasutuses või riigiasutus kohalikus omavalitsuses. Et see on jah selline üsna keeruline kõik, et kuidas nüüd välja valida need alad, kus neid nõudeid tuleb täita. Ja nõuded on siis sellised, et tegelikult nüüd see käib kogu riigi kohta, et kui me oleme need linna ökosüsteemi alad välja valinud, et siis rohealade pindala ei tohi väheneda kokkuvõttes. Aga nüüd siin ongi see küsimus, et kogu riigis, et me ei saa, päris nii ei saa teha, et ütleme, et Tallinnas väheneb ja Tartus siis peab seda võrra kasvatama, et siin peab ikkagi vist lähtuma ütleme kohalikust omavalitsusest. Ja siis ka sama kehtib siis ka puuvarade liituse kohta, et kogu riigis ei tohiks siis väheneda aastani 2030 võrreldes eelmise aastaga. Ja aastast 2031 peavad need hakkama suurenema ja need eesmärgid tuleb siis seada looduse taastamise kavas. Et linna roheala alla läheb siis kõik, mis on roheline, puud, põõsad, põõsastikud, ka tiigid, vooluveekogud ja tegelikult lähevad sinna alla ka rohekatused, roheseinad. Et aga nüüd ongi see küsimus, et ütleme, et mõõtma peab hakkama neid, ütleme, selle Kopernikuse andmebaaside alusel, mis on üle-euroopalised, aga võib kasutada ka täpsemat infot, kui see on olemas kas riigil või siis linnal, eks, et ütleme selliseid rohekatuseid võib-olla ja eriti neid vertikaalseid roheseinu on raske satelliitpiltide järgi mõõta. Ja ka puuvõrade katvus tuleb siis selle Kopernikuse andmebaasi alusel arvestada. Ja me oleme nüüd sellel Keskkonnaagentuuril lasknud teha ka analüüsi nende kohalike omavalitsuste kohta, et kui palju siis, ütleme, nende andmete alusel on siis rohealade pindala, katvus ja võrastikuliitvus ja see ei ole mitte terves kohalikus omavalitsuses, vaid siis linnakeskustes ja linnaklastrites, mis on siis ära määratud, eks inimeste arvu ja tihedusega. Mis asi see võrastikuliitvus? See ongi, et kui sulle vaatad neid puuvõrasid ülevalt, et kui palju siis tuleb see pindala kokku. Et see on puude katvus, aga see võrastikuliitvus on metsaseaduse termin, et siis ma kasutasin seda, et mul endal oli ka natuke võõras see. Kuidas? Nendest terminist ei saa aru. Ja, et see on põhimõtteliselt on puuvõradega, kui suur pindal on kaetud, eks ju, kui vaatad ülevalt. Kas ta peab olema siis ühine või ta peabki olema siis ühine? No ta on ühine, eks ju küll, aga kui seal vahepeal on, eks ju, mingid majad ei ole neid, et siis neid liidetakse kokku. See on sama, et mis alast, mis hetkest alates on tegemist metsaga, eks ju, et kui meil see võrade kattuvus üle 30% juba, siis ei ole enam võsa, siis on mets või mingi
50% on. Jah, see on küll, aga see on ka mets läheb sinna puurade, kui linnas üks on ka mets, ütleme, siis ka see läheb sinna arvesse kindlasti. Aga see muutub ajas, et kuidas me võtame näiteks, et kui me istutame praegu noored istikud, meil on 5 aasta pärast see teistsugune olukord, et mis seda nagu saab ka? Jah, ja see ongi üks küsimus ka, et ütleme, et kui siis, eks ju, kui ta nagu suureneb, siis on ju kõik hästi. Aga kui sa võtad vahepeal maha ja istutad selle asemel noored puud, et siis peab nagu mõtlema, et kuidas siis seda nagu kajastada, aga et seda me oleme ka Euroopa Komisjoniga rääkinud seda, et päris täpselt vastust ei ole, aga need ütleme, et kui kõik need andmebaasid, mille järgi neid arvutatakse, need on nagu suhteliselt üldised, need ei ole väga detailsed. Et siis saab nagu selle osas nagu mängida. Siis rakendustasandil on eriti kasulik see, et sa valid sellised liigid, mis tekitavad hästi laia võra, eks ole, istuda kadakaid või istutad mände, eks ole. Vähem puid, eks ole, rohkem katvust saada, eks ole. Jah, kindlasti. No eks me peaks mõtlema jah, et kas meil on seda vaja kõike selleks, et täita neid eesmärke või oleks sellepärast, et oleks nagu see elukeskkond natukene inimsõbralikum. Olen muidugi, mida keegi inimsõbralikuks peab. Ja meil ongi nagu siis jah, et me nagu oleme selle kindlasti seda, et nende Kopernikuse andmete alusel ei pea ükski kohalik omavalitsus ise hakkama neid arvutusi tegema, et me ikkagi laseme selle Keskkonnaagentuuril teha neid asju ja selle esialgse analüüsi oleme ka lasknud neil teha. Ja siin ongi nüüd see, et tegelikult on seal määruses ette nähtud erand, et kui kuskil, ütleme, linna ökosüsteemi alal, mis siis eks ju, kas on siis KOV-i piir või need linnad, või tähendab jah, et põhimõtteliselt linna ökosüsteemi alal, et need linnakeskused ja linnaklastrid, mis on mingi osa linnast, et kui seal on see rohealade pindala üle 45% või siis puurade katvus juba üle 10%, mõlemad tingimused peavad olema täidetud, et siis nendel seda säilitamise kohustust ei ole. Aga et kui me vaatame nagu siin selle analüüsi alusel nagu kogu seda KOV-i neid linnakeskused ja linnaklastreid, et siis ükski nagu ei lähe tervenisti sinna alla selle esialgse analüüsi alusel. Aga siin mõned nagu külad olid sellised, aga ütleme siin ka Viimsi vallas ja Saue vallast, et mis nagu läheksid selle erandi alla, et siis sõltubki sellest, et kuidas seda linna ökosüsteemi ala piiritleda. Et kas võtta siis selle, jah, et kas ta võtta siis nagu koos nagu ühest vallast teha üks ala või teha siis nagu erinevad alad nende külade kaupa. Et aga jah, et need on jah nagu sellised väga esialgsed analüüsid, et seda võib täpsustada. Ja siis on koostamisel ka riiklik looduse taastamise kava, mis tuleb siis koostada aastani 2050, aga õnneks 3 jaos. Ja see vorm on just kinnitamisel ja pärast seda, kui tuleb esitada septembris 2026, komisjon hindab seda kava 6 kuud, siis tuleb veel täiendada. Ja ma siin pean nüüd vaatama, et aeg üsna kaugele läinud. Et ma tahtsingi rääkida, et siin Eestis hakkab siis seda, oleme sellised teinud esimesed läbirääkimised erinevate ministeeriumite, erinevate osakondadega, et siin linnaökosüsteemide taastamisest rääkisime siis läbi regionaalministeeriumis kohaliku omavalitsuse osakonnaga, regionaalarengu osakonnaga ja siis ka planeeringute osakonnaga, mis on nüüd siis majandus-kommunikatsiooniministeeriumis. Ja ka oma ministeeriumis on siis ka lisaks ka meil siis elukeskkonna ja ehituse osakond. Ja praegu on ettevalmistamisel hange ja sellised töörühmad erinevate ökosüsteemide kaupa alustavad tööd sügisel, et üks eraldi tuleb siis see linna ökosüsteemi taastamise töörühm. Ja kindlasti on oluline ka kaasamine ja kõik need kohalikud omavalitsused, loomulikult, et nendega me räägime eraldi ka läbi või kõik koos läbi, kes on siis sellest puudutatud. Ja meil on siis ka ministeeriumis töötab alates detsembris Mart Kiis, kes siis kogu seda protsessi meil Eestis juhib ja kui on linna ökosüsteemidega küsimusi, võib ka alati minu poole pöörduda. Ja tahtsin kiirelt ka rääkida siis seda veel kliimakindla majanduse seaduse eelnõust, mis siis vahepeal, eks ju, oli seadus olemas, siis jälle hakati teda sealt üht-teist välja võtma, aga et see nagu asi, et kus on linnas kui asustusüksuses on vähemalt 10 000 elanikku, et nemad peaksid koostama siis ka sellise linnaruumi looduse lõimimise kava. Et see ei pea olema eraldi kava, see võib olla osa sellest KEK-ist või siis mõnest muust arengukavast, et kus on need rohestamise eesmärgid toodud. Et see on praegu eelnõus veel alles, et seda eelnõud siis vaatame, mis ta siis lõpuks jääb. Ja meil on ka olemas Keskkonnainvesteeringute Keskuses praegu avatud toetusmeede, et nende samade rohestamiskavade koostamiseks, mis ei pea jälle olema eraldi kava, võib olla osa sellest kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakavast.
või mõnest muust kavast ja on võimalik siis ka toetust taotleda siis selle kava koostamiseks või mõne teise kava täiendamiseks ja ka selle kava ütleme rakendamiseks, et mingite rohealadega siis selleks rohealade moodustamiseks, olemasolevate parandamiseks ja tegelikult on praegu siis on üks taotlus ainult esitatud, et kogu see eelarve on Euroopa Liidust on nagu 2,55 miljonit eurot, aga meil on määrus ka praegu muutmisel, et meil on plaanis vähendada seda omafinantseeringu määra, ja siis kui see määrus saab muudetud, et siis ja kui praegu on meil selles määruses võimalik taotleda nendel kohalikele omavalitsustele, nendele linnadele, kus on rohkem kui 10 000 elanikku, et siis me täiendame praegu seda määrust ja lisame juurde kõik need, kes peavad seda looduse taastamise määruse nõudeid täitma hakkama, et ka nemad saaksid seda toetust taotleda. Aga loodame, et siis raha ei võeta siit ära ja ei kulutata, et siin ongi riigil ka plaanis, et igat poolt, kus on võimalik mingid rahasid ära võtta, läheksid nad kuskile parema eesmärgi tegemiseks. Ja kokkuvõttes siis tahtsingi öelda, et siis rääkisin looduse taastamise määrusest, kus on eraldi ette nähtud siis linna ökosüsteemide taastamine, tuleb koostada looduse taastamise kava, kus need täpselt kõik kirja saab pandud ja kliimakindla majanduse seaduse eelnõus on endiselt sees veel linnaruumi ja looduse lõimimise kava koostamise kohustus ja KIK-is on olemas siis ka vastav toetusmeede.